Nii, minu siis ettekanne on muutused ruumilises keskkonnas rohepöörde valguses. Just. Nii, ja kui Jüri palus mul selle ettekande teha, siis ma mõtlesin, kuidas ma seda üles ehitan. Üks asi, mida ma kindlasti teile tahtsin näidata ja mida ma ka näitan, on siis see, et siin paar aastat tagasi sai Arhitektide Liidu juures moodustatud rohepoliitika töögrupp. Me oleme käinud päris mitmeid kordi koos ja selle kooskäimise tulemusena on tekkinud hulk kaarte. Et ühesõnaga, me arutasime rohepoliitika töögrupis, kuidas neid ruumilisi muutusi kõige parem oleks kirjeldada ja jõudsime järeldusele, et kõige paremaks kirjeldamiseks on just nimelt kaardid. Kaardimaterjal, mida me oleme siis koostanud ja mis annavad tegelikult päris sellise hea ülevaate, et millised ruumilised protsessid tegelikult meil aset leiavad ja on aset leidmas. See on nagu üks pool sellest ettekandest ja teine pool sellest ettekandest on siis, et luua sellist avalikku fooni, et mis tegelikult ühiskonnas selle rohepöördega või rohepöörde valguses toimub, on siis väljavõtted avalikust meediast ehk siis tähtsamatest meediaväljaannetest ja lisaks veel siis andmed avalikest andmebaasidest, nii et selle tulemusena on see ettekanne siis kokku pandud ja nagu Jüri ütles, et võiks olla mõõdukas annus ka provokatsiooni, seda ma siin teile pakun ja hakkame siis liikuma. See on nüüd siis slaid, mis ütleb, millised kohustused Eesti riik on endale võtnud lähiaastatel seoses siis rohepöördega. Et 2028 kõik uued avalikud hooned on heitevabad, 2030 kõik uued hooned heitevabad, eluhoonete kogu primaalenergiatarve vähenenud 16% võrreldes 2020. aastaga. Samuti 16% kõige kõrgema energiatarbimisega mitte eluhoonetest on renoveeritud ja aastaks 2033 on siis 26% kõige kõrgema energiatarbimisega mitte eluhoonetest renoveeritud. 2035 eluhoonete kogu primaarenergiatarve vähenenud 20–22%. Ja siis aastad 2030, 40, 50 riiklikud eesmärgid, et saavutada hoonefondi kliimaneutraalsus. Et see võib-olla on siis kõige tähtsam. Nii, ja nüüd on siis noppeid siis viimasest Kliimaministeeriumi dokumendist, mis oli siis kliimaseaduse taust ja põhisuunad 8. mai 2024. Et ma noppisin siit välja nüüd mõningaid selliseid punkte, mis siis nagu ehitust, planeerimist, liikuvust nagu otseselt puudutavad. Ja siit me loeme hooned, energiatõhusad hooned ja kvaliteetne ruumiloome. Olemasolevad meetmed, mis omavad märkimisväärset mõju sektori kasvuhoonegaaside heite vähenemisele on korterelamute rekonstrueerimine, elamute rekonstrueerimine, avaliku sektori hoonete rekonstrueerimine. No see on meile kõike teada. Nii, optimeerida maakasutuse ja transpordi vajadust, kuna piiramatu valglinnastumine vead ruumilises planeerimises on viinud nii autokasutuse kui ka maahõive mõistlikest proportsioonidest välja. Äärmiselt oluline. Transpordi koha pealt siis keskkonnasõbralik transport, parem liikuvus, ratta- ja jalgrattateede arendamine, Tallinna trammiliinide arendamine, Rail Balticu ehitus, mis kindlasti on üks suurema kliimamõjuga ja ruumimõjuga objekte, raudteede elektrifitseerimine, uute reisirongide soetamine ja nii edasi. Elektri kasutamise soodustamine sõiduautodes ja energeetikas siis teame, et elektri tootmine siis varustuskindlus alates 2040 CO2 heitevaba ja 2030 toodetakse samas mahus taastuv elektrit, kui on tarbimise kogumaht. Nii et need on need lähtekohad, millest me peaksime siis nagu suunduma.
Ja siin on üks slaid siis Ivo Jaaniso ettekandest 19. detsembril eelmisel aastal kliimaseaduse töögrupis, kus ta näitab siis seda maavarade kasutust, et maavarude kasutus ehituses on pool ja ülejäänud poole moodustavad muud sektorid. Ehk siin küsimus, kas see on ruumiloome vastutus, kindlasti on, et maavarade kasutus. Energiatarve, see ütleb siis seda, et veidi üle poole energiatarbest Eestis moodustavad hooned, järelikult ruumiloome vastutus. Ja kolmas slaid, mis siis ütleb seda, et sõiduautode arv võrreldes aastaga 2002, aastani 2020 on kahekordistunud ruumiloome vastutus ehk tark planeerimine. Ja mida me saame teha siis kliimamuutuste mõju vähendamiseks? Et need samad punktid, millest siin varasemalt nüüd juttu on olnud, ehitiste renoveerimine energiatõhusamaks, valglinnastumine ja autostumise pidurdamine, ruumilise planeerimise parandamine, kindlasti, keskkonnasõbralik transport ja parem liikuvus, ja maavarade säästlik kasutus, ja ehitiste süsinikujälje vähendamine, sealhulgas puidu osakaalu suurendamine ehituses ja taastuvenergeetika edendamine. Tundub kõik mõistlik. Nii, hakkame siis võib-olla nende alajaotuste kaupa vaatama, mis siis ühes või teises vallas toimub. Ehitiste renoveerimine, millest meil on pikalt räägitud. Siin on üks slaid jälle Ivo Jaanisu 19. detsembri 2023 ettekandest. Ja mida me siit näeme, siis elamute tervikrenoveerimise hetkeseis ja lähitulevik. 2050, kui terviklik rekonstrueerivate hoonete, tähendab enamus hooneid peab olema rekonstrueeritud, siis siin on toodud ruutmeetrid, kokku neid ruutmeetreid on 53 miljonit. Siit on siis üksikelamute osakaal välja toodud, korterelamud, erasektori mitteelamud, KOV-hooned ja nii edasi. Proovisin saada ministeeriumist ka sellist informatsiooni, et kas neil on tehtud statistikat seda, et kui palju sellest hoonestusest on tegelikult 19. sajandi tsaariaegne puithoonestus, kui palju sellest hoonestusest on siis 30. aastate esimese Eesti Vabariigi aegne, kui palju on sellest nõukogude perioodi tüüpelamuid, kahjuks sellist informatsiooni ma sealt ei saanud. Et see ilmselt oleks äärmiselt oluline, aga mida me nüüd siis kõrval olevast tabelist näeme, on siis see, et sinisega on siis näidatud rahastus korterelamute renoveerimise vajaduseks. Sinisega on olemasolev, punasega on vajadus, mida ei ole, ehk lisavajadus, millel puudub rahaline kate. Ja vaadake nüüd neid kohti siin, kuhu ma ringi ümber tegin, 2027 korterelamute renoveerimise toetuste vajadus kasvab, aga rahastus kukub katastroofiliselt ja 2028 juba rahastust enam ei ole. Sama asi on nüüd ka väikeelamute renoveerimistoetuste koha pealt, ehk 2027 tegelikult rahastus lõpeb ära. Ja mida teha siis, kuidas siis inimesi sundida oma hooneid renoveerima, et selle kohta oli siis Kliimaministeeriumi kliimaseaduse töögrupis mitmeid ettepanekuid ametnikke. Üks ettepanek oli näiteks see, et kehtestame CO2 maksu hoonetele, mida ei ole siis energiatõhusaks renoveeritud. Selle peale ma muidugi naersin ja ütlesin, et kas selle kohta on tehtud ka mingi mõjuanalüüs ja mida see võiks tähendada siis üle-eestiliselt eelkõige ääremaadele, ääremaa piirkondadele, et tõenäoliselt oleks see äärmiselt negatiivne. Soodustaks ääremaastumist. Ettepanekuid, mida siin ajakirjanduses veel levitati, oli see, et keelame siis nendel hoonete omanikel, kes ei ole oma hooneid siis vabatahtlikult ära renoveerinud hoonete väljarentimise või müümise ja nii edasi. Saame aru, et need sellised ettepanekud on pigem ühest teisest ühiskonna korraldusest kui demokraatlikust maailmast lähtuvad. Nii, aga siis
oli äärmiselt huvitav siis Riigikogu keskkonnakomisjoni istung samal päeval, 19. detsembril 2023, millest mul õnnestus ka osa võtta Arhitektliidu esindajana. Ja kus siis Igor Taro, siis keskkonnakomisjoni esimees, küsis siis ehitusettevõtjaid, oli seal päris palju, ehitusettevõtjate liidu, millised siis on ehitusettevõtjate liidu hinnangul siis need perspektiivid hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimisel. Ivo Volkov siis Eesti ehitusettevõtjate liidust vastas sedamoodi. See samamoodi jätkates tellijaks jäävad peamiselt ühistud, kulub kõigi hoonete renoveerimiseks üle 100 aasta. See on protokollist võetud, siis Riigikogu keskkonnakomisjoni istungi protokollist. Eestil on võimekus innovaatilisi lahendusi välja töötada ja neid ellu viia, aga puudu on tellimisest. Kvartalipõhine rekonstrueerimine on täna välistatud. Eesti ehitusettevõtjate liit on valmis valdkonda toetama, aga liidul peab olema toetav partner, kellega koostööd ellu viia. Ehk mis siis põhiliselt probleem on? Probleem on see, et neid selliseid eesmärke täita, selleks tõesti peaks ilmselt eelkõige siis kvartalipõhiselt teha selliselt neid olemasolevaid nõukogudeaegseid elamumassiivne renoveerima. Selle tellijaks ei saa enam olla korteriühistud, selleks peaks siis tõenäoliselt olema riik. Riigil praegult sellist valmidust näha ei paista. Nii et vaadates tegelikult nüüd Eesti ehitusettevõtjate poole, siis tundub, et need kohustused 2050. aastaks enamus Eesti hoonetest energiatõhusaks renoveerida on utoopiline ja mitte teostatav. Nii, räägime valglinnastumisest. Valglinnastumine kui selline on, sellest oli ka siin kliimaseaduse töögrupis juttu, halb ja sellega peaks tegelema. Sellest on räägitud juba 20 aastat. Tegime oma EAL-i rohepoliitika töögrupis rida kaarte Mari Poomiga, kolleegiga koos ja siin on siis nüüd näete Tallinna ja lähiümbruse hoonestust, asustust aastal 1991. Nii, 2005 on siia siis lisandunud uus hoonestus, see on siin tumedamaga. Nii, 2021 on jälle lisandunud siin hooneid. Nii, ja kui me paneme nüüd siia üldplaneeringute tiheasustusalad, siis te näete, milline on see pilt 2022 pluss. Nii, siia oleme tõmmanud ka Rail Balticu trassi. Nii, ja nüüd kui me lisasime siia detailplaneeringud veel, siis te näete, milline on see pilt siis nüüd lähiaastatel. Uskuda nüüd, et kuidagi seda protsessi on võimalik peatada, see tundub täna üsna utoopiline. Eriti veel, kui me vaatame siis uudiseid. Need on uudised siin just sellest aastast, eelmine aasta ja see aasta, kus siis räägitakse sellest, et Tallinnaga külgneva Saue valla keskusesse kavandatakse suurt 1200 korteriga elama-rajooni ja Saue vald ja Laagri kasvavad lähiajal kokku. Ehk neid selliseid sarnaseid uudiseid Tallinna lähivaldadest võite te praktiliselt iga nädal leida lehtedest. Nii, siia üks selline tore pilt, Tallinnas kehtestatud planeeringud. See on nüüd Rohetiigri ehituse teekaardist 2023. Ja siin te näete, kuidas siis detailplaneeringud, mida kehtestati 2015, oli 82, tänaseks on see langenud peaaegu sinna madalseisu. Kõik, kes me ise siin projekteerime Tallinna linnas, teame see, kui vaevaline on detailplaneeringute menetlemine Tallinna linnas. Ja selle joonise kohta on siis Eesti ehitusettevõtjate liit öelnud järgmist. Et Tallinnas kehtestatud detailplaneeringute arv on aastate jooksul jõudnud madalpunkti. Seda seletavad mitmed asjaolud, nagu Tallinna linnavalitsuse prioriteedid ning Tallinna linnaplaneerimise ameti krooniline alarahastatus ja mehitatus. See mõjutab valglinnastumist.
kui pealinna põhjusel või teisel ehitada ei saa, sest detailplaneeringuid ei kehtestata või need võtavad liialt kaua aega ehk tellija raha, siis annab see kinnisvara arendajatele põhjuse minna mujale. Nii, liigume siis järgmise teema juurde, milleks on liikuvus. Siin seesama kaader siis, või tähendab kaader samast dokumendist Rohetiiger, ehituse teekaart 2040 ja siin ülemisel sellel vasakpoolsel, üks hetk ma vaatan, kuidas ma saan teile seda näidata. Nii, et siin me näeme siis sõiduautode arvu kasv, ühissõiduk on siin see helehall ja jalgsi, see on see graafik. Tallinna puhul on näete ka sõiduautode see kasv liigub ülespoole ja alumine siis on autostumise hulga muutus Eestis. See on nüüd küll 2018 lõppeb, aga näete, et kasv on jätkuv, et seda tendentsi murda, selleks ilmselt on vaja väga head ühistransporti. Ühistranspordi paindlikkust ja kõike seda. Ja nüüd võtsime välja siis sükse toreda kaarti, Maanteeameti kaart, strateegilise planeerimise osakonnas koostatud, kõigile kättesaadav 2020. Mis see kaart meile siis näitab? See kaart näitab meile seda. Teenustase peatustest kuni 500 meetri kaugusel, kui te siit kõrvalt vaatate. Teenustase peatustest 500 kuni 1000 meetri kaugusel ja teenustase rongipeatustest 1 kuni 5 kilomeetri kaugusel. Ehk lihtsamini seletades, kõik see ala, mis on roheline, seal on ühistranspordiga suht koht hästi. Kõik see, mis läheb kollaseks, oranžiks või punaseks, seal on ühistranspordiga halvasti. Ehk kui me tahame midagi teha autostumise vähendamiseks, siis peaks tulema massiivsed investeeringud, eelkõige siin Tallinna lähiümbrusesse, tõenäoliselt ka Tartu, kus valglinnastumine on täpselt samasugune. No, hetkel ei ole kuulnud sellest midagi. Nii et ma arvan, et valglinnastumise autostumisega võitlemises oleme me juba ette kaotanud. Nii, siin on üks tore uudis, mis tuli jaanuarikuus või tore jutumärkides. Euroopa Kontrollkoja liige Keit Pentus-Rosimannus ütles usutluses ERR-ile, et 2035 aastaks seatud transpordisektori nullheite eesmärgini jõudmine on kaheldav, sest elektriautode lisandumine on olnud aeglane ja sisepõlemismootoriga autode heide ei ole tavaliikluses vähenenud. Selle kohta võib öelda, et tegelikult võib-olla olukord nii hull ei olegi, et lugedes nüüd viimaseid uudiseid paaril viimasel nädalal, oleme me teada saadnud, et Euroopat ootab odavate Hiina elektrisõidukite massiivne sissetung. Neid on tulemas palju, riiklikult on nad doteeritud, mis ilmselt mõjub Euroopa autotööstusele hävitavalt, aga elanikud on rõõmsad, saavad odava auto kätte. Sellest ei räägi keegi, mis CO2 jalajäljega nad Hiinas toodetud on. Hiina, kes nagu Jürigi ütles, on maailmas kõige suurem CO2 gaaside atmosfääri paiskaja. Nii et ilmselt lähiaastatel näeme Euroopa teedel väga palju odavaid Hiina elektrisõidukeid. Nii, siin on nüüd paar sellist toredat uudist, jõuame raudteetranspordi juurde, mis mulle eriti on huvi pakkunud viimastel aastatel. Siin on nüüd üks uudis siis 2017, kus siis tollane majandusminister Kadri Simson teatas, et Pärnu-Lelle raudteelõigu jaoks raha ei leitud. Oli vaja 17 miljonit, et jätkata siis Tallinn-Pärnu raudteeliiklusega, aga paraku seda raha riigi eelarves ei leitud. Ning arvestades seda, et lähiajal siis tollases perspektiivis 2026 oli valmimas siis Rail Baltica, siis leiti, et parem suunata see raha Pärnu lennujaama ja rõõmsa siis PR-kampaaniaga tehti sellest tegelikult sisuliselt kurvast sündmusest tore palagan, veeti inimesed režiiniga mööda siis likvideeritavat raudteed ja
Samal ajal ilmus siis 2017 üks tore märkimisväärne kirjutis siis Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Taavi Simson kirjutab siin vastuseks siis majandusminister Simsoni soovile, et Lelle-Pärnu raudtee remontimata jätmine on viga. Esiteks kasutajate arv. Minister Kadri Simson on ka ise öelnud, et Pärnu lennujaama hakkaks kasutama eelkõige charterlennud, see tähendab, et reiside arv ei pruugi olla väga suur ning lisaks ei garanteeri miski, et need reisijad ka tulevad. Teiseks on pandud ehk liiga suured lootused Rail Balticule, selle valmimine pole ka tänaseks hetkeks 100% kindel ja kui oleks, siis ka valmib see alles pikkade aastate järel ja seega ei saa öelda, et Rail Baltic hakkab asendama regionaalset rongiliiklust, mis saab aga seni, kui uus raudtee valmib, kui täna ei remondita Pärnu-Lelle Rõiku, on oht, et raudteeühendus Pärnuga jääb aastateks sootuks olemata. Seda kirjutas ta aastal 2017 ja need sõlad on prohvetlikud. Nii, ja siin on 2 uudist, nende vahe on 7 aastat. Esimene uudis on siis aastast 2017, mis siis ütleb rõõmsasti, et paari aasta plaani kohaselt valmib siis Pärnu lennujaam 2020 aasta kevadel ja suudab teenindada ligikaudu 50 000 reisijat aastas. Riik eraldas remonditöödeks 20 miljonit, no see oli see sama raha, mis siis võeti siis Lelle-Pärnu liinilt ära ja ülioptimistlik. Ja nüüd siis on 25. märts 2024 päevalehes paneme Simsoni lennujaama kinni. Ehk lennujaama töös hoidmiseks kulub 1,7 miljonit eurot aastas ja see teenindab selle aja jooksul umbes 2000 reisijat. Räägiti 50 000, tegelikult 2000. Dotatsiooni ainult lennujaama, mitte reisi dotatsioon reisija kohta on 800 euro kandis. Lisaks läks jaama hiljutine renoveerimine maksma veel 20 miljonit eurot, 2 korda rohkem kui õpetajad tänavu palgatõusuks ootasid. Ja viimased uudised on need, et tegelikult kogu see lennuliiklus, mis seal nagu toimunud on, et charterlennud on siis Ruhnu vahet, et see lennuliiklus asendatakse siis parvlaevadega. Nii, ja jõuame siis Rail Balticu juurde, tore teema, keskkonda ilmselt väga oluliselt mõjutav, Mikk Salu kirjutab siin seda, juhib tähelepanu, et elektriautode tulevik tegelikult hävitab Rail Balticu tasuvusloogika ja räägib sellest, et viimane see eelarve, mis Rail Balticule tasuvuseelarve tehti 2017 enne siis Ukraina sõda, kus juures selles tasuvusarvutuses on siis arvestatud, et Rail Balticu liikuvast kaubast tuleb 40% mahuarvestuses ja 20% käibearvestuses Venemaa ja Valgevene suunalt. Ehk seda täna meil ei ole, ilmselt lähiaastatel seda ka ei tule. Nii, siis neid uudiseid Rail Balticust ilmselt te olete ka märganud, neid tuleb siin nagu saelaudu Vändrast. Viimase ülevaate kohaselt läheb Rail Baltic Eesti osa ehitus maksma 3 miljardit eurot, see on nüüd eelmise aasta detsembri uudis ja sellisel juhul saab 2030 aastaks suurehitus valmis ainult osaliselt. Säästuvariandis jääb trass ainult osadel lõikudel 2 rööpapaari ja kohalike raudteepeatuste täielik väljaehitamine lükatakse minevikku. Ehk selle 3 miljardi eest tegelikult saame üherealise raudtee, need peatused jäävad välja ehitamata ja ma saan aru, et selle hinna sees on korduvalt ka öeldud, ei ole tegelikult Riia ühendust, samuti ei ole praegult ka nendel Läti ja Leedu trassi hinna sees Kaunas-Vilniuse lõiku. Ja siin tunnistab ka siis Rail Balticu Estonia tegevjuht Anvar Salomets, et rahaliselt ei tasu Rail Balticu ehitus ära ning riik peab hakkama ka
raudtee ülalpidamise eest peale maksma. No sellest on räägitud, et ilmselt need summad saavad aastas olema 10 miljoneid, keegi täpselt seda tea, kuna kogu aeg need numbrid nagu muutuvad. Jälle siin värske uudis, see on nüüd 10. aprillist, kus otsitakse juba erakapitalilt lisarahastust ja teatatakse, et üldse ei ole kindel, kas Rail Baltic tegelikult ka tulevikus Euroopa Liidus eelarvest raha saab sellises ulatuses, nagu me oleme planeerinud. Ja siit me loeme ka seda, et tõenäoliselt on siis Eesti omaosalus 600 kuni 700 miljonit ja Eesti osa maksumus 3 miljardit. Jälle uudiseid, 15 miljardit eurot paisunud Rail Balticu projekt hakkab eraraha otsima ja juba räägitakse piirkiiruse piiramisest 160 kilomeetrini tunnis. Ühesõnaga, neid arve on siin nii palju, et ma lõpuks mõtlesin, et sellest arusaamiseks ma tegin tabeli ja selle tabeli andmed on võetud siis ERR-ist avalikest allikatest, et te aru saaksite. Minul kadus pilt vahepeal ära. 2007 oli siis ametlikult kuulutatud Rail Balticu kogu maksumuseks 2,4 miljardit. 2017, kui tehti uus arvutus, oli see tõusnud 5,8 miljardi peale. 2024 alguses räägiti 15 miljardist, tegelikult nüüd Boston Consulting Group, kes koostab uut tasu, analüüsi on prognoosinud hinnaks 20,7 kuni 30,7 miljardit ja teine siis audiitor on siin 25,9 kuni 39,7 miljardit, et on ta siis 25, 35, 40 miljardit, täna ei tea me sellest midagi. Räägime Eesti trassiosa maksumusest. 2017 oli see 1,3 miljardit välja õigatud ja Eesti omaosalus 270 miljonit. Täna on siis avalikult välja öeldud, et see Eesti trassiosa maksumus 3 miljardit, Eesti omaosalus sellest 600-700 miljonit. Läti trassiosa maksumus muuseas on välja õigatud viimased andmed 6,4 miljardit ja Leedus 5,6 miljardit. Uskuda, et Eesti trassiosa maksumus on 2 korda odavam kui Lätis või Leedus, ütleks, et kaheldav. Nii et ma arvan, et Eesti omaosalus ei piirdu 600-700 miljoniga, vaid tõenäoliselt ületab miljardi piiri. Ja võrdluseks siia alla panin siis Lelle-Pärnu raudteetrassi renoveerimine, millest siis loobuti 17 miljoni tõttu ning praegusel hetkel ootab siis rahastamist Haapsalu raudtee väljaehitamine, kus tegelikult on puudu 115 miljonit. Nii et kui me räägime pool miljardit sinna-tänna, siis see tundub, et ei midagi. Nii, Haapsalu raudtee tuleb enne projekteerida, kui välja ehitada. 2022 läks valitsust lõhki ja tollane peaminister, ka tänane peaminister ütles, et Haapsalu raudteed me välja ei ehita. Kõigepealt tuleb see projekteerida. Ja nüüd värske uudis, kus siis Kaja Kallas ütleb, et kuigi Haapsalu raudtee on projekteeritud, siis raha me selleks siiski ei eralda. Siin on ka uudised siis, kus siis tuuakse välja, et puudu on 115 miljonit. Ja teine uudis siis, mis räägib Tartu-Riia rongiliini rahastusest, et seda ei ole kahjuks riigi ja eelarvestrateegias sees, et kuigi riik on eraldanud raha Tartu-Riia rongiliini käivitamiseks, kuid riigi eelarvestrateegias aastateks 2025-2027 seda raha ei ole. Ja siin üleeilne uudis, kus siis tuntud aktivist siis Priit Humal ütleb, et selle raha eest, mis me täna oleme Rail Balticusse viaduktide ehitamisse matnud, oleks saanud valmis ehitada 50 kilomeetrit Pärnu-Tallinn riigimaanteed. Aga tegime nüüd ühe kaardi ka, et te aru saaksite, millest me siis tegelikult räägime. Et siia me tõmbasime nüüd punasega siis selle Rail Balticu trassi ja siin punktiiriga te näete, siis on siis samune Lelle-Pärnu trass, mis siis 2017 siis käigust maha võeti. Me panime siia selle peale siis nüüd kaugused nendest uutest peatuspunktidest siis lähima asustatud punktini või õieti selle keskele.
et kui siin alguses kuni Raplani see uus raudtee kulgeb suhteliselt lähestikku selle olemasoleva vana raudteega, mis tegelikult tekitab küsimus, et miks me seda vana raudteetammi ei kasutanud, see oleks ju tunduvalt keskkonnasõbralikum ja säästvam olnud, siis edasi läheb raudtee nüüd hoopis oma rada pidi ja siit on näha nüüd need kaugused, siis uus peatus, Rapla kesklinnast 4 kilomeetrit, Järvakandist 2 kilomeetrit, Kaisma peatusest Kaismasse 5 kilomeetrit, Tootsis 3 kilomeetrit, Urges juba 6 kilomeetrit, Pärnu kesklinnast Pärnu peatus on 6 kilomeetrit, Uulusse Sürju peatusest 7 kilomeetrit, Urissaare peatusest Häädemeestesse 8. Et vaadates seda pilti uskuda, et see Rail Baltic mingisugused regionaalpoliitilisi eesmärke täidab, siis seda on suht raske uskuda. Nii, jõuame järgmise peatükini maavarad, mis on ka äärmiselt tähtis. Ja selle koha pealt nüüd hiljuti avaldatud siis Riigikontrolli aruanne, mis ütleb siis järgmist. Kruusa, liiva ja paekivi defitsiidist päästaks Eestit vaid suutmatus Rail Balticu ehitusega pihta hakata ja maanteede ehituse soikumine, ütles riigikontrolör Janar Holm aruande tulemusi kommenteerides. Kaevandatav varu on kriitilisel tasemel. Eesti on lubanud 2030 aastaks kõrgendatud nõuetega valmis ehitada Tallinn-Tartu-Luhamaa ning Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Maantee ehitamiseks sobiliku kõrgema kvaliteediga ehituslubjakivi leidub valdavalt ainult Harjumaa lubjakivi maardlates, mille praegu kavandatavat varu jätkub maksimaalselt 2026 aastani. Kriitilisel tasemel on ka Pärnu ja Raplamaal asuvad liiva- ja kruusavarud. Sealsed praegu kavandatavad varud ammendunuks suurte taristuprojekte eeskätt Rail Balticu raudteetrassi ehitamise korral samuti enne 2030. Mis me sellest võime siis järeldada on see, et tegelikult meil tekib lähiaastatel sügav siis ehitusmaterjalide defitsiit. Ehk me peame hakkama seda kusagilt mujalt sisse vedama. Ja teiseks peame avama uusi karjääre. Väga tore artikkel siin, siis Aivar Pault, mis siis ütleb seda, et Harku karjäär, kaevandus tahetakse laiendada ja et uute karjääride ala kokku 177 hektarit. Valitsuse lauale tuleb raske valik, kas looduskaitsev ala või lubjakivi karjäärid. See hakkab meid juba otseselt mõjutama. MKM tahab uusi karjääre keset looduskaitseala Merikotka pesa kõrvale. Ühesõnaga, olukord on kurb. Nii, ja siin me tegime nüüd ühe sükse toreda kaarti, siis Rail Baltic ja vaatasime, kuna üldiselt mäeeraldiste optimaalseks teeninduspiirkonnaks loetakse kuni 50 kilomeetrit, siis me vaatasime 50 kilomeetri kaugusel kavandatavast Rail Balticust siis kaevandusi. Tumedad täpid on aktiivsed kaevandusload, heledad täpid on siis taotletavad kaevandusload ja uuringualad ja siin me siis näeme, et aktiivseid mäeeraldisi on 197, 86 taotletavat mäeeraldist, 46 uuringuluba, 54 uuringuloa taotlust. Nii, ja veel nüüd maavaradest üks selline märgiline artikkel siis äsja ilmunud Kristen Michalilt ja mida siis meie kliimaminister ütleb. Eesti maapõu peidab tulevikumajandusele häda vajalikku alates muldmetallidest ja fosforiidist ning lõpetades teiste metallide ja kullaga. Eesti aluskorras võib esialgsetel andmetel olla umbes 500 miljardit tonni rauamaaki. Aru lõuna endisel karjäärialal uurime võimalusi säästlikult ja keskkonda hoides väärindada fosforiiti. Vaid sel üsna kitsal alal on esialgsetel hinnangutel kohaselt praeguse turuhindade juures 5,6 miljardi euro eest. Nii,
Eesti Geoloogiateenistus uurib meil leiduvat varusid põhjalikult, muu hulgas peaks uuring selgitama, kas siinsest fosforiidist toodetud fosforhapet oleks võimalik puhastada määrani, et seda saaks kasutada elektriautotööstuses, siis LFP liitiumraudfosfaattüüpi akude tootmiseks. Selliseid akusid on kõikidest elektriautode akudest juba 52%, nende osakaal kasvab ja lõpuks siis artikli lõpus on siis rõõmsad sõnumid, kuidas Eesti rahvas saab rikkaks ja kuidas me tulevikus siis ahju peal siis istudes võime siis meenutada seda, kui õigeid otsuseid me tollal tegime. See kangesti mulle meenutab ühte sükast vana lugu Nauru saarest, kus olid ka maailma suurimad fosforiidivarud. Ja mis tähendas seda, et mingil hetkel kõik kohalikud vedelesid kogukonnakeskustes, vaatasid telekat, mängisid lauamänge ja võõrtöölised kaevandasid fosforiiti. See pidu on tänaseks läbi, Nauru saarest on jäänud keskkonnakatastroofi sarnane üles kaevandatud ala, rahad on otsas ja pidu on tänaseks päevaks lõplikult läbi. No siin on siis mõned teated veel Virumaa teatest, taas alustatud fosforiidiuuringud võivad viia suure hava kaevanduseni Toolse piirkonnas, ja fosforiidi kaevandamise plaanid võivad vallandada uue fosforiidisõja. Meist vanemad mäletavad 80ndatel aastatel fosforiidisõda, kus siin samas selles piirkonnas, siis Rakvere ümbruses Moskva võimude initsiatiivil siis sooviti avada uusi avakaevandusi fosforiidi kaevandamiseks, mis siis lõppes siis üldrahvaliku liikumisega ei fosforiidile, millest kasvas siis Eesti iseseisvusliikumine. Taasiseseisvumine, et tegelikult sellest järgmine ettekandja räägib juba ilmselt põhjalikumalt. Aga pildiks veel see, et asjast aru saaksite, millest me räägime, siis vaat selle koha peal on Rakvere linn. Ja need on nüüd need fosforiidimaardlad siis Rakvere linna kõrval, Toolse, Rakvere. Nii, ja nüüd me tegime mõned kaardid selgituseks siin veel, et see on nüüd üks Tallinn-Tartu maantee 12 kilomeetri pikkune lõik, mille ehitamiseks kulus liiva ja kruusa 1,2 miljonit kuupmeetrit. Ja materjali toodi Sõmeru, Rõõsa, Punamäe, Karude, Raja, Mõisametsa, Pihumetsa, Hundiaugu ja Röamäe karjääridest. Need karjäärid on sellised. Ja see on 12 kilomeetrit, kui me räägime Rail Balticust. Rail Balticu pikkus on 213 kilomeetrit, kui ma õieti mäletan. Ehk kui me korrutame selle arvu või selle pildi siin, selle visuaalse pildi siin 17-ga, siis me saame enam-vähem selle kujutluse, milline saab olema maastik Rail Balticu ümbruses. Seda kaarti ma enne teile näitasin, see on nüüd visuaalne pilt sellest. Nii, aga Rail Balticust ma arvan, et tänasel päeval võib öelda, et siin tegemist ei ole ilmselt ei majandusliku projektiga ega ei ole ka kuidagi keskkonnasäästliku projektiga, tegemist on ilmselt mingi usuteemaga, mida peaksid lahkama võib-olla religiooniteadlased. Aga metsavarud. Seesama lõik, mis siis nüüd on Tartu maanteel Kose-Ardu lõik, 10 kilomeetrit ühtepidi, 16 kilomeetrit teistpidi. Pilt enne 2012. Ühesõnaga, kuna metsaandmetest, metsaraiest ja kõigest sellest on nii palju müra, igasuguseid erinevaid tabeleid, kõike seda, siis me otsustasime, et me teeme kaardi. Koostasime selle kaardi täiesti ise, võtsime välja metsamaa andmed, vektorgraafikast saime kätte kõik, võtsime välja raieload ja hakkasime siis seda pilti enda jaoks tegema, et aru saada, mis siis tegelikult, see tükk on võetud täiesti juhuslikult. Mis siis tegelikult metsamaadega toimub? Nii, jätke meelde aasta 2012. Siin nüüd selle pruuni ala sees on Natura 2000 ala, mustaga on kaevandused. Nii. Start heledaga, nüüd see all, see, mida te siin näete, see on raieload, eks ju, see heledaga jälgige pilti. Nii 2013 hakkab
seda heledat ala siia tekkima 2014. Need on nüüd ühesõnaga raieload, mis on siis välja võetud ja me oleme tegelikult kontrollinud seda ka siis aerofotode pealt. Ütleme, et need raieload, lageraie on siin, me räägime sellest. Lageraie load on ka praktiliselt kõik realiseeritud. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nii, 2023 oli siis võetud lageraieks ja raadamiseks raielube 33% metsaeraldistele. Kontrollisime see erinevus raielubade ja siis reaalselt maha raiutud või lageraieks oli neist, või ühesõnaga see erinevus oli 6% umbes. Et seda me kontrollisime siis aerofotode pealt ja nii. Ja 2024 raieluba, lisasime siia kõik raieload, et ühesõnaga siia tekkis üks värv veel sellele kaardile, vaadake, see on nüüd see, kus on siis igasugused sanitaarraied ja muud raied. Lisaks sellele helerohelisele, mis siis ütleb seda, et raieluba on võetud 54% metsadest. Nii, siia sellele kaardile panime nüüd peale siis ka KAH-alad, ehk see on kõrgendatud avaliku huviga metsad, mis on need kogukonna metsad, eks näete, siin on juba surve on, siit on neid tükke parasjagu raamustatud ja siin on siis ka uued kaevandused on peal, need on siis need uued kaevandused, mis siia tekkinud on. Nii, ja siis me mõtlesime, et me proovime matemaatiliselt projitseerida seda protsessi, kui see jätkuks samas tempos. Et mis siis juhtuks, teadmata üldse, mis on see raie vanus, lihtsalt puht matemaatiliselt, et seda protsessi nagu visualiseerida. See oleks siis pilt aastal 2030, kui see raiemahud jääksid samaks ja see asi toimuks samamoodi. Ja see on aasta prognoos 2040. Mis me siis siit pealt näeme? Me näeme seda, et tänase tempoga jätkates 2040 oleks meil tegelikult ring peal, kui me start oli aastal 2012, siis 28 aasta jooksul me oleme tegelikult teinud ringi peale. Ehk kui me nüüd täna räägime sellest, et noort metsa kasvab rohkem peale, noor mets kindlasti seob süsinikku rohkem kui vana mets, mis juba hakkab süsinikku eraldama, siis täna me saame seda öelda, et juhul, kui see ka nii on, siis sellel territooriumil kõige nendel esimestel lankudel kõige vanem mets saab olla vana, kui palju? 28 aastat. Mitte rohkem. Rääkides seda, et uus mets saab raie küpseks haava puhul 40 aastat, kuuse puhul on see 60 aastat, eks männi puhul 80 aastat ja tamm siin 120 aastat. Et tegelikult seda kuuse seda vanust, raie vanust on siin 80 aastalt juba 60 tõmmatud. Sisuliselt ei ole meil siit enam midagi võtta. Mõtlesime, äkki meil on tegemist anomaaliaga. Võtsime ette, vaatasime, mis toimub Hiiumaal. Nii, Hiiumaal kadunud mets. Aastal 2000 kuni 2019, see on veidi teise metoodikaga, see on aerovaatluste baasil tehtud kaart, ehk 19 aastaga siit silma järgi võib öelda, et pool sellest metsast on maa võetud sama tempoga jätkatest, teine pool kaob järgmise 20 aasta jooksul. Nii, ja nüüd siis paar sellist toredat tabelit. Üks on siis Rohetiigrist, mis siis ehituse teekaart, mis ütleb, et me peaksime puitehitiste osakaalu lähiaastatel oluliselt suurendama väikeelamute puhul 71% 80%, korterelamute puhul 11% 40%, büroo majutus 6% 40% ja nii edasi, näete need haridus, tervishoid 6% 40% ja teise kaardi peal on siis Ülle Harju artiklist võetud siis tore skeem, mis toetub RMK allikatele, mis siis ütleb tegelikult seda, et
tunnistab seda, et raiemahud hakkavad langema, kuna tegelikult mets enam ei ole. Mida me ka nendel kaartide pealt ilmekalt võisime jälgida. Kui siis veel 2022 oli see raiemaht 11 790, siis lähiaastatel kukub ta katastroofiliselt, siin languspunkt kõige madalam on seal 2083 ja üldiselt kunagi sellisele kõrgusele ta ei tõuse. Siin ka artiklid, mis seda kinnitavad, ehk siis riigimetsa raiemaht kukub ilma ühegi uue piiranguta 10 aastaga ligi 1/4 ja 60 aasta pärast saab raiuda alla poole praegusest, on siis Riigimetsa Majandamise Keskuse ametlikus teadaandes. Mis sellest võib siis järeldada? Võib järeldada seda, et mets saab otsa, metsa puiduhinnad ilmselt tõusevad lähiaastatel ja surve kõikvõimalikele siis metsaaladele, looduskaitsealadele aina kasvab. Ja siit see järgne uudis, värske uudis, ütleb, et Keskkonnaühendus Päästame Eesti metsad taotleb keskkonnaminister Kristen Michalilt ja ministeeriumi kantslerilt Keit Kasemetsalt sõltumatu uurimise algatamist, et teha kindlaks kahju suurus ja isikud Forte paljastatud juhtumis, kus RMK ja Keskkonnaamet korraldasid Pärnumaal metsaraieid nende endi kooskõlastusel looduskaitsealadeks määratud kaitsealadel. Selliseid uudiseid saame ilmselt lähiajal lugeda palju. Ja üks paari päeva tagune uudis siis Annela Anger-Kraavi, kes on siis Cambridge'i ülikooli vanemteadur ja kes on tegelenud just paljude riikide nõustamisega, nüüd kliimaalaste nõustamisega, ütleb seda, et meid ähvardab hiigeltrahv. Et me oleme võtnud siduvad kohustused maakasutuse muutuse ja metsanduse sektorist tulenevaga süsiniku heite osas perioodiks 2021-30 ja praeguse prognoosi kohaselt me neid, esiteks me oleme proportsionaalselt võtnud endale suuremad kohustused kui teised ja see käib meil selgelt üle jõu, nii et lähiaastatel tuleb meile ilmselt kaela trahv 100 kuni 750 miljonit. Ja ilmselt see on paratamatus, millest me kõrvale ei põika. Nii, järgne teema, taastuvenergeetika, taastuvenergia. Et vaatame siis, millised on võimalused siin. Jah, siin me tegime ühe sihukese toreda kaardi, mis näitab siis Eesti põhivõrku. Ehk kui me räägime taastuvenergeetikast, uutest päikeseparkidest, siis ka tuuleparkidest, siis saavad nad eelkõige tekkida sinna, kus on vaba võimsust, ehk kus on 330 kilovatti alajaamad. Ja võtsime siin hirsitinteraga, vaatasime just Valga valda ja siin on üks tore pilt, siis, mis näitab seda, kus siis on juba töötavad päikesepargid, kus on taotlus esitatud, on kollasega, projekteerimistingimused väljastatud on siin oranžiga, ehitusluba antud sinisega veel tollel hetkel, kui me seda eelmisel aastal tegime, neid siniseid plekke on siin suht-koht vähe vist pisikesed. Aga mis siia kaardi peale panime rohekoridorid, näete, rohekoridor on siis sellise tingmärgiga, ehk kõik need on siin rohekoridorid, et me näeme, et tegelikult suur osa neist päikeseparkidest on kavandatud rohekoridoridele, mõni lõikab isegi lausa rohekoridori läbi. Ja Saksamaa näitel, millised need päikesepargid siis välja nägema hakkavad. Midagi sellist. Nüüd, tore uudis veel, Euroopa Liidu kliimavolinik, Euroopa sõltub üha rohkem Hiina rohetehnoloogiatest. Ehk Euroopa oli minevikus päiksepaneelide suurim tootja, kuid kaotas selle positsiooni Hiinale 10 aastat tagasi. Ja täna on valdav osa Euroopas toodetud päiksepaneelides siis odavad Hiinast teadmata CO2 jalajäljega toodetud paneelid. Ilmselt ka Eestis, nii et tundub nagu nii, et mõte on hea, et me paneme
kõik vabad alad päiksepaneele täis, samas ei tea me nende päiksepaneelide tootmise CO2 jalajälge ja pigem lükkame selle probleemi kusagile mujale. Kõrval veel üks uudis, Riigikontrolli karm kriitika ütleb, et praeguse hinnanguga on suhteliselt kaheldav, et Eesti saavutab 2030 aastaks seatud eesmärgid toota Eestis taastuvatest allikatest elektrit vähemalt sama palju, kui Eesti aasta jooksul elektrienergiat kokku tarbitakse. Nii, ja mis siis veel? Üks asi, mis kindlasti puudutab nii tuuleparke kui ka siis päiksepaneele või päikseparke, on jäätmed. Et see tähendab seda, et mingil hetkel tuleb hakata tegelema nende samaste tuulikute siis lammutamisega ja jäätmete käitlemisega. Ja see ei ole üldse kerge, sellepärast, et tuulikud on valmistatud sellisest komposiitmaterjalist, mida on väga raske siis taas töödelda. Et on küll räägitakse optimistlikult mitmetest tehnoloogiatest, aga tegelik pilt on midagi sellist. Ja muides arvestades siis seda, et vanemate tuulikute keskmine tööiga on arvestatud circa 20 aastat, siis esimesed tuulepargid ongi meil circa 20 aastat vanad, nii et valmistume. Ja värske artikkel Guardianist, mis siis ütleb seda, et päiksepaneelide probleem saabub neile, kasutatud päiksepaneelide probleem saabub neile varem, kui nad esialgselt arvasid, eks aastal 2030 oli esialgne arvamus, saabub 2-3 aasta pärast, ehk tegelikult mida hakata peale nende kasutusest väljas päiksepaneelidega. 90% nendest päiksepaneelidest, mis Austraalias täna kasutusel on toodetud Hiinas. Ja selles artiklist siis tuleb välja, et nende taaskasutamine üldse komponentideks lahutamine on äärmiselt ebamugav ja keerukas, sellepärast, et neid pole toodetud nii, et seda saaks nõndaviisi ka teha. Ja probleem, mida nendega teha, on sisuliselt kohe-kohe homme saabumas, nii et kui me oma päikseparke rajame, siis me peaksime tegelikult juba täna mõtlema sellele, mis sellest saastest saab. Ja viimane slaid. Kas me oleme ikka õigel teel? Hans von Ries-Pieter. Nii, ja sellega ma lõpetan, aga ma tänan siis Mari Poomi, kellega koos me neid kaarte tegime. Tänan Arhitektliidu rohepoliitika töögrupi liikmeid aktiivselt kaasa mõtlemast ja eriline tänu ajakirjanik Ülle Harjule, kes on kirjutanud Postimehes niivõrd inspireerivaid ja häid lugusid meie metsandusest. Suured tänud!